Taani sai just minu lemmikriigiks, sest nad tegelevad islami võimu haaramisega viisil, mille või ükski teine Euroopa riik pole hakkama saanud. Nagu te näete, oleme rääkinud Poolast ja Jaapanist, kellel on sisuliselt nullimmigratsioonipoliitika ja see tõesti toimib. Aga mida teha riigiga, mis on juba üle võetud? Kuidas võitleb selline riik nagu Prantsusmaa, Saksamaa, Ühendkuningriik või Taani selle vastu, et need inimesed on juba sisse tulnud ja infiltreerunud? Tundub, et Taani on võib-olla leidnud vastuse ja see on hea asi. Nii et kõik pilgud on nüüd Taanil ja kõik pilgud on kanalil Full of Nations, see uus kanal, mis on välja ilmunud ja teeb nii head tööd hullude paljastamisel. Tere tulemast The Pushbacki! Taanist võib olla saanud Euroopa kõige karmim lääne kindlus radikaalse islami vastu. Mitte Rootsi, mitte Prantsusmaa, mitte Saksamaa. Umbes 6 miljoni elanikuga riik, väiksem kui Londoni elanikkond, on ehitanud müüri oma tsivilisatsiooni ümber. Mitte ainult piirisein, vaid ka õiguslik müür, kultuuriline sein, poliitiline sein. Taani karmistas piire. Nad võitlesid paralleelühiskondade vastu, võtsid vastu agressiivseid getovastaseid seadusi, keelasid täielikult nägu katvad loorid, keelasid palveruumid koolides, vähendasid asüülitaotluste heakskiitmist ajalooliselt madalale tasemele ning lükkasid avalikult tagasi multikultuurse mudeli, mis levib suuremas osas Euroopast. Geniaalne, täiesti geniaalne. Siin on meeldetuletus, meil on kalduvus mõelda, et kas ei lase üldse kedagi sisse või kui nad tulevad, siis on probleem. See ei ole nii. On ka viise, kuidas takistada rohkematel inimestel sisse tulemast ja tegeleda nendega, kes on juba saabunud. Mitte lihtsalt neile järele andes, vaid kehtestades seadusi, mis kas motiveerivad neid lahkuma või sunnivad neid mingil määral integreeruma ja assimileeruma. Vaatame, mida Taani tegi. Aastal 2026 ei küsi Taani enam, kas integratsioon töötab. Nad püüavad ennetada tsivilisatsiooni killustumist enne, kui see üldse algab. Kui Brüssel alles arutab, siis Kopenhaagen on juba otsuse teinud. Ja 2026 aasta kevadel astus riik veel ühe sammu, mida peaaegu keegi väljaspool Taanit ei osanud ette näha. Samm, mis võib lõpuks ümber kirjutada kogu Euroopa debati islami üle. Kas ma võin lihtsalt öelda, vaadake Taanit inimesed, jälgige nende samme, nad teevad geniaalseid asju ja kogu EL jälgib ja õpib, isegi kui nad seda ei tunnista. Ja Lääne-Euroopa tulevik ise. Aga selleks, et mõista, kuidas Taani siia jõudis, peame alustama ootamatust kohast, sest riik, mis ajab Euroopas kõige karmimat joont, oli veel hiljuti üks avatud ja liberaalsemaid ühiskondi kogu mandril. Aastakümneid oli Taani tüüpiline Skandinaavia edulugu, tuntud oma helde heaolu riigi ja maailma kõrgeima sotsiaalse usalduse tasemega. Universaalne tervishoid, tasuta ülikooliharidus, madal korruptsioon ja peaaegu kinnisideks saanud usk, et riik ja kodanik on teineteisele võlgu õiglase kokkuleppe. Kas ma võin lihtsalt öelda, et me oleme nii harjunud sellega, et parem tiival on arusaam, et tuleb võidelda islamiseerumise vastu ja vasaktiib lihtsalt toob nad sisse. Aga selgub, et selles olukorras on liberaalsem, vasakpoolsem ja avatum olemine tegelikult kiirendanud nende jaoks vajalike õttetundide omandamist. Sest nad on väga kiiresti aru saanud, et võib-olla see eksiarvamus, millega nad on elanud, ongi lihtsalt eksiarvamus. Ja see on tegelikult uskumatult problemaatiline. Muidugi me ei räägi äärmuslikust woke vasakpoolsusest. Me räägime inimestest, kes usuvad, et peaksid ühiskonda sulanduma. Nemad olid need, kes tõesti proovisid neid inimesi ühiskonda tuua ja nägid, et see ebaõnnestus. Külalised kirjutasid varem terveid raamatuid sellest, kuidas taanlased näisid olevat murdnud lahti moodsa tsivilisatsiooni koodi. Immigratsioon oli osa sellest enesekindlusest. 1990-ndatel ja 2000-ndate alguses uskusid Taani eliidid suures osas, et integratsioon toimub iseenesest. Inimestele anti keelekursused, nad kaasati heaoluriigi süsteemi, anti üks põlvkond aega ja uustulnukatest pidid lihtsalt saama taanlased. See oli teooria. Tegelikkus osutus hoopis teistsuguseks. 2000-ndate keskpaigaks koostasid Taani võimud vaikselt aruandeid, mida keegi tegelikult lugeda ei tahtnud. Mitte läänemaailmas pärit sisserändajate töötus oli mitu korda kõrgem kui põliselanikel taanlastel. Ainult umbes 55% mitte läänemaailma taustaga lastest lõpetas 25. eluaastaks keskhariduse, samas kui etniliste taanlaste seas oli see näitaja umbes 85%. See on hullumeelne. Näljakas on see, et paljud Euroopa riigid ei kogu isegi andmeid selle kohta, mis nende sisserändajatega toimub, sest kardavad, et võivad tunduda rassistlikud. Aga taanlased on andmete kogumises väga head. Ja kui sa neid vaatad, siis polegi eriti midagi teha. See näitab tõde. Terved linnaosad kujunesid välja, kus enamik elanikest ei jaganud ei keelt ega sotsiaalseid tavasid ümbritseva riigiga. Sotsiaalabi sõltuvus teatud sisserändajate rohketes piirkondades oli sellisel tasemel, et riiklikul skaalal oleks see kogu Taani mudeli pankrotti viinud. Ja siis veel avalik meeleolu. Avalik meeleolu muutub, mu sõbrad. Avalik meeleolu muutub. Nervais hakkas märkama midagi, mida poliitiline klass oli aastaid teeselnud mitte nägevat. Tavalised taanlased ei olnud immigrantide kui inimeste vastu, kuid nad kartsid kaotada seda, mis tegi Taanist Taani. Kõrge usaldus, madal hõõrdumine, see sotsiaalne liim, mis võimaldas tillukesel riigil pidada üht maailma kallimat heaoluriiki.
jah, me ütleme seda siin pushbackis alati. Osa sellest, et nad saavad sisse tulla ja infiltreeruda, on see, riigi inimesed ei tea omaenda väärtust. Sellepärast ongi nad teinud psühholoogilisi operatsioone ja töötanud nii kõvasti selle nimel, et panna ameeriklasi uskuma, et Ameerika on halb. Või panna lääne inimesi tundma, et lääne ühiskond laguneb. Aga kui sul on riik nagu Taani, mis on tegelikult julgustanud ja edendanud inimeste toetust ning olemasoleva süsteemi väärtustamist ja selle üle uhkust tundmist, siis kui keegi üritab neilt seda ära võtta, näevad nad seda selgelt. See ongi suur erinevus. See ei ole vasakpoolsed parempoolsete vastu. Taani inimesed olid uhked selle üle, et nad on taanlased. Aga inimesed Inglismaal, Saksamaal, Hispaanias ja Ameerikas ei ole uhked. Ja see ongi see, millele nad kallale lähevad, sest kui sa ei ole uhke, siis saab inimesi segadusse ajada. Aga kui sa tead, et sul on midagi, mida tasub kaitsta, siis on sellele tõesti raske kallale minna. Sa ei saa juhtida Põhjamaade heaoluriiki ilma sügava, peaaegu instinktiivse tundeta, et inimesed sinu ümber järgivad samu reegleid nagu sina. Hetkel, kui see tunne mureneb, hakkab kogu süsteem logisema. Taanlased tajusid mõrasid juba enne, kui nende poliitikud olid valmis neid tunnistama. 2025. aasta seisuga näitasid Taani Statistikaameti viimased andmed, et sisserändajad moodustavad nüüd umbes 12,6% elanikkonnast. Ja kui sa oled sotsialistlikus süsteemis, kus iga inimene peab panustama, siis on see 12% tõesti väga oluline. Taanis sündinud sisserändaja taustaliste laste osakaal tõuseb umbes 16%-ni, võrreldes näiteks Rootsiga, kus see näitaja on üle 27%. Võib Taani tunduda suhteliselt väike juhtum, aga ühiskonna jaoks, mis oli veel põlvkond tagasi peaaegu etniliselt homogeenne, tundus see muutus murranguline. Selles muutuses tõmbas üks rühm eriti tähelepanu. Ligikaudu 270 000 elanikku pärines moslemi enamusega riikidest. Suurimad rühmad olid pärit Türgist, Süüriast, Iraagist ja Balkani riikidest. Riigis, kus kõik tundsid kõiki, oli sellest piisav, et muuta terveid linnu. Ja teatud linnaosades muutus võimatuks eirata. Sellised kohad nagu Mölnerparken Kopenhaagenis, Gellerupparken Aarhussis, Vosmos Odenses, tihedalt ehitatud elamurajoonid, kus töötus oli umbes 40% ja kuritegevus tunduvalt üle riigi keskmise. Ja kus Taani võimud ise tunnistasid oma ametlikes dokumentides, et nende piirides kujuneb välja midagi paralleelühiskonna sarnast. See on see, mis toimib. Fakt, et nad nii tugevalt surusid peale seda immigratsiooni, tähendas, et nad kiirendasid selle mõjusid. Ja siis nad suutsid näha, et need mõjud olid tegelikult märkimisvähesed enne, kui teised riigid seda tegid. Seal keeldusid kiirabibrigaadid ilma saatjata sisenemast. Õpetajad teatasid klassidest, kus taani keelt kuulis harva. Teatud ebasoodsatest oludest pärit noormehi mõisteti vägivaldsete kuritegude eest süüdi umbes 2,5 korda sagedamini kui kohalikke taanlasi, vastavalt Taani Statistikaameti avaldatud andmetele. Samuti oli sisemisi Taani aruandeid, mis vaikselt dokumenteerisid asju, millest avalikus Euroopa arutelus harva räägitakse. Auvägivallajuhtumid, sunnitud abielud, tüdrukud, keda sisuliselt hoiti eemal ujumistundidest või kooliekskursioonidest. Mitteametlike kogukonnakohtute kirev võrgustik, mis lahendas vaidlusi väljaspool Taani seadusi. Tead, mis mulle selle juures meeldib? Mulle meeldib, et ta tegelikult räägib üksikasjalikult sellest, mis valesti läks. Me keskendume tihti sellele, mida õigesti teha. See on see, mis valesti läks. Need olid erinevad probleemid, mis tegelikult tekkisid. Aga nüüd, kui sa oled näinud kõike, mis valesti läks, vaatame, mida nad tegelikult otsustasid selle lahendamiseks teha. Aga kõigepealt kiire sõnum meie sponsoritelt. Te kõik teate, et ma vihkan toodete kasutamist oma nahal, sest ma ei taha tunda end kleepuvana või ummistununa ja ma tahan lihtsalt tunda end puhtana. Ja ma tean, et näohooldusrutiini puudumine on peaaegu nagu kuritegu. Aga nüüd, kui ma olen leidnud OneSkini, pean ma vist tunnistama, et olin kogu aeg eksinud. Vaata, ma ei ole veel vana, aga viimasel ajal olen ma märganud oma nahas muutusi, mis justkui ütlevad, et on aeg vananeda. Ja see on tõesti ebaviisakas. Aga pärast seda, kui mu sõrad mind pikalt veensid, otsustasin ma seda proovida. Ja jah, nüüd olen ma täiesti muutunud naine. Ma ei reklaami asju, mida ma ei usalda. Te kõik teate juba, kuidas mul kombeks on, aga vaadake ise, mida arvate. Ja see pole ainult minu kogemus. OneSkinil on üle 10 000 viietärni arvustuse ja nad on nüüd naha nooruslikkuse valdkonna liider. Pean teid hoiatama, et erinevalt sellest, mida internet tahab panna teid uskuma, ei ole tegelikult vaja keerulist rutiini, et saavutada ilusam nahk. Üle 10 aasta kestnud pikaajalises uuringute tulemusena loodud OneSkin OSO1 peptiid on tõestatult suunatud vananemise nähtavatele tunnustele, aidates sul saavutada kõige tervema naha nii praegu kui ka vananedes. Piiratud aja jooksul proovi OneSkin toodet 15% soodsamalt kasutades koodi MEIRA aadressil oneskin.co/meira. See on 15% soodustust oneskin.co koodiga MEIRA ka. Pärast ostu küsitakse sinult, kus sa neist kuulsid. Palun toeta meie saadet ja ütle neile, et meie saatsime sind. On ka teisi viise, kuidas saad meie saadet toetada. Loomulikult saad toetada, kui vajutad tellimise nuppu, jagad seda videot ja lülitad sisse teavituste kella. Paljud teist on ka küsinud, kuidas saate pushbacki toetada. Meil on varsti tulemas väga põnev teadaanne, nii et jälgige kindlasti seda. Aga kallid, läheme tagasi selle juurde, mis tegelikult on oluline. Välja selgitada, mida Taani õigesti tegi. Kui vaatad seda Full of Nations'i videot, näed, et neil on erinevad peatükid.
Esiteks, liberaalse Taani lõpp, kui tasuta raha kohtub avatud piiridega ja no-go-tsoonide teke, seda me just vaatasime. Aga siin on mõned peatükid, mida kohe vaatame. Linnajagude jõuga lammutamine, selle probleemiga jõuliselt tegelemine, näokatte ja purga keelustamine, inimeste jaoks selle mittetasuvaks muutmine. Avalikes koolides enam ei palvetata, null pagulaspoliitika, miks vasakpoolsed pöördusid immigrantide vastu. See on minu lemmikpeatükk. Islamistidel palutakse riigist lahkuda ja Euroopa kopeerib vaikselt Taanit. Sellest tuleb hea video, olge meiega. Lähme tagasi teema juurde, sest ma tean, et sellepärast te siin oletegi. Lähme edasi. Avaldati dokument nimega Üks Taani ilma paralleelühiskondadeta. See ei olnud valge raamat, see oli sõjaplaan. See tõi sisse ametliku nimekirja linnaosadest, mis järjestati selliste kriteeriumite alusel nagu töötus, kriminaalkorras süüdimõistmised, haridustase, keskmine sissetulek ja künnis, mida enamik teisi Euroopa valitsusi poleks julgenud seadusesse kirjutada. Elanike protsent, kelle päritolu ei ole lääneriikidest. Kui see osakaal ületas 50% ja piirkond vastas piisavalt paljudele sotsiaalmajanduslikele kriteeriumitele, nimetati seda ametlikult paralleelühiskonnaks. Kui see olukord püsis 5 aastat, muutus see millekski veel karmimaks, niinimetatud ümberkujundamispiirkonnaks. Nimekiri ise polnud uus. Taani on alates 2010. aastast avaldanud ametliku getode nimekirja, kus algselt oli kirjas 29 suure sisserändajate osakaaluga piirkonda, mis olid sekkumise sihtmärgiks. 2018. aastal muutus aga reageerimine. Selle asemel, et sinna rohkem raha suunata, otsustas valitsus neid piirkondi füüsiliselt ümber kujundada. Ja just siin läks Taani sinna, kuhu ükski teine lääne valitsus polnud julgenud minna. Kas ma võin lihtsalt öelda, et ma soovin, et Ühendkuningriik oleks seda teinud? Ma tõesti soovin seda. Seedus nõudis, et nende ümberkujundatavate piirkondade avaliku eluaseme ühistud vähendaksid sotsiaalelamuid 2030 aastaks 40% võrra. Tegelikult tähendas see lammutamisi, sundmüüke eraarendajatele, pikaajalistele üürnikele teatati, et nende üürilepinguid ei pikendata. Pered kisti välja elamurajoonidest, kus nad olid elanud aastakümneid, sest hooned ise lammutati, et murda piirkonna demograafilist koosseisu. Sama reformipaketi raames kehtestati terve rida väiksemaid, kuid sama teravaid reegleid. Lasteaed muudeti sisuliselt kohustuslikuks määratud piirkondade lastele, et riik saaks juba esimesest päevast alates sekkuda keele ja kultuuriga kokkupuutesse. Kuritegude karistusi kahekordistati nimetatud tsoonides, mis tähendas, et vargus ühel Kopenhaageni tänava poolel võis kaasa tuua 2 korda karmima karistuse kui täpselt sama vargus teisel poolel. Sotsiaaltoetusi karmistati. Kodakondsuse nõudeid muudeti rangemaks. Alates 2002. aastast on Taani korraldanud kodakondsuse testi, mille läbikukkumise määr on umbes 30% ja alates 2016. aastast peavad uued kodanikud allkirjastama niinimetatud väärtuste lepingu, millega nad kohustuvad järgima Taani norme, enne kui neile antakse pass. Valitsus ei kasutanud selle õigustamiseks ebamäärast bürokraatlikku keelt. Taani ministrid ütlesid avalikult, et paralleelsed ühiskonnad on ohuks Taanile endale. Kas sa saad aru, kui oluline on sõnastus, selle asemel, et öelda lihtsalt, et me toetame multikultuursust? Nad mõtlevad hoopis, oota nüüd, meil on oma ühiskond ja nüüd on siin paralleelühiskond. Ja kui ühiskonna sees on paralleelühiskond, siis on see probleem. Ja kui sa nimetad midagi õigesti, nii et inimesed saavad aru, et see on probleem, siis on üsna lihtne inimesi veenda, et selle probleemiga tuleb tegeleda. Mitte väljakutse, millega tuleb toime tulla, vaid oht, mis tuleb kõrvaldada. Kõige kuulsamaks lahinguväljaks sai Jyllandsparken, 1980-ndatel ehitatud elamurajoon Kopenhaageni Nørrebro linnaosas. Rahvusvahelises reisimeedias kirjeldatakse seda sageli kui üht maailma kõige ägedamat linnaosa tänavakultuuri ja toidu poolest. Taani riigi jaoks oli see paralleelühiskond. Pikaaegsed elanikud, kellest paljud olid kodakondsuse saanud taanlased, olid selles piirkonnas äri ajanud ja lapsi kasvatanud. 30 aastat, kuid äkitselt leidsid nad end ametlike statistiliste andmete põhjal olevat osa probleemist, mida riik aktiivselt püüdis likvideerida. Nad tegelesidki tegelikult nende paralleelühiskondadega. Lähme nüüd purga juurde. See tuub meid purga juurde. 2018. aasta mais hääletas Taani parlament 75 poolt ja 30 vastu, et keelata igasugune rõivas, mis katab avalikus ruumis nägu. Seadus ei toonud paberil eraldi välja moslemi naisi. Tegelikult said kõik aru, mida see täpselt tähendas. Riik andis selge sõnumi nikaabi ja purga kohta ning tegi seda aastaid enne, kui enamik tema naabritest olid valmis seda teemat üldse arutama. Tolleine justiitsminister Søren Pape Poulsen ei vaevunud kasutama diplomaatilist sõnastust. Ta ütles avalikult, et näo varjamine on vastuolus Taani ühiskonna väärtustega ja on kogukonna suhtes lugupidamatu. Keeluga tõmbas Taani tema sõnul piiri. Taanis kohtuvad inimesed üksteisega näost näkku. Esimese rikkumise eest määrati 1000 Taani krooni suurune trahv. Kas see pole mitte palju parem viis seda sõnastada, kui öelda, et neid võetakse usuvabadus? Üks hetk. Faasid on olulised ja meile meeldivad faasid. Rikkumiste eest võib trahv ulatuda kuni 10 000 kroonini või äärmuslikel juhtudel määratakse lühiajaline vanglakaristus. Sõltumatud hinnangud viitasid, et kogu riigis kandis täieliku näokatet tegelikult vaid umbes 150 kuni 200 naist. Kriitikud viitasid sellele arvule ja nimetasid seadust sümboolseks, etenduslikuks ja isegi julmaks. Kuid Taani ministrid ei eitanud, et seadus on sümboolne. See oligi eesmärk. Nad väitsid, et sümbolid ongi need, mille üle ühiskond võitleb, kui ta püüab tõmmata piiri selle kohta, mida ollakse valmis aktsepteerima. Pauh!
õige, täpselt nii. See on sümbol sellest, kuidas nad püüavad üle võtta, varjates inimese kõige olulisemat osa. Ja kui sa hindad inimest, siis tahad tema nägu näha. See on meie jaoks ilmne. Ja tegelikult on neil õigus. Kui sa ei võitle sümbolite vastu, võivad nad sind lõpuks võita. Lähme järgmise juurde. Õige. Alates 2023 aastast hakkas Taani valitsus survestama palveruumide kaotamist haridusasutustes, väites, et koolid ja ülikoolid peaksid jääma ilmalikeks paikadeks, mitte usulise eneseväljenduse kohtadeks. Peaminister Mette Frederiksen sõnastas selle otsekoheselt. Demokraatia ja ilmalikkus, ütles ta, on Taani elu mitte kaubeldavad alused. Tema sõnul ohustavad palveruumid klassiruumides koolide muutumist usulise eneseväljenduse areenideks, mitte universaalse õppimise paikadeks. Nüüd, enamik teist teab, et olen usklik. Ja ma arvan, et usuvabadus on tõesti oluline. Aga ma saan ka tõesti väga hästi aru, et kui sul on riik ja sellel on institutsioonid, mis ei ühti sellega, siis ei pea need institutsioonid iga inimese usulistele veendumustele vastu tulema. Inimene, kui ta otsustab omada oma enda uskumuste süsteemi, peab ise leidma koha, mis seda toetab. See ei pea olema kooli infrastruktuuri sees, mis surub seda peale kõigile, kes tegelikult sellega ei ühti. Teatati, et ettepanekul oli lai avalik toetus, kuigi täpsed küsitlustulemused on ebaselged. Teised usulised erisused, nagu kristlikud kalendrid, jäid muutmata. Kriitikud süüdistasid valitsust moslemite valikulises sihikule võtmises. Valitsus tegelikult ei vaielnud vastu. See viitas lihtsalt avalikule toetusele ettepanekule ja oma parlamendi enamusele ning liikus edasi. Eraldi ettepanekud soovitasid, et haridusasutused peaksid eemaldama või ümber kujundama olemasolevad palveruumid, kusjuures mõned ettepanekud nägid ette ka võimalikke trahve mitte järgimise eest. Kui sa märkad, mida nad siin teevad, siis tegelikult ei ole asi selles, et nad sihiksid moslemeid, sest nad ei ütle, et sa ei tohi mošees palvetada, mine leia mošee. Nad teevad selle nende jaoks uskumatult ebamugavaks. Nad võtavad neilt siin olemise stiimulid ära. Kogu Taani otsustatud raamistik seisnes selles, et selle asemel, et neid taga ajada ja alustada kodusõda, nagu tundub, et võib juhtuda Ühendkuningriigis, me muudame siin olemise nende jaoks vähem ahvatlevaks. Ja me lõpetame ära kõik, mis meie elu juures neid siia meelitab. Kui nad tunnevad, et võivad ringi käia nii, nagu ise tahavad, siis me ei luba neil seda teha. Kui nad tunnevad, et võivad igas asutuses palletada, siis me ei luba neil seda teha. Kui nad arvavad, et saavad elada kõrge tööpuudusega piirkondades ja saada tasuta eluaseme, siis me ei luba seda. Nad võtavad neil stiimulid ära. Ükski neist ei olnud esitatud kui väike halduslik muudatus. Seda esitleti kui Taani avaliku elu ümberdefineerimist. Kuidas see üldse välja võib näha? Surve ei lõppenud kooli väravate juures. Viimase kümnendi jooksul on Taani karmistanud reegleid välismaalt rahastatud usuliste asutuste suhtes. Nad sundisid mošeesid avalikustama välisrahastust ning võtsid karmimaid meetmeid imaamide suhtes, keda süüdistati demokraatiavastaste või integratsioonivastaste sõnumite kuulutamises. Sest just mošees kujunevad välja äärmuslikud religioossed vaated ja inimesed ei saa sellest aru. Nad on varjanud neid fanaatilisi, peaaegu džihadistlikke, terroristlikke keskusi kui usuvabaduse kohti, kus saab palvetada. Seega, kui Ameerika Ühendriikides või Euroopas kehtestataks seadus, mis nõuaks igalt mošeelt täpset rahastuse allika avalikustamist, hakkaksime äkitselt nägema nende hooneid toetava terroristliku infrastruktuuri jälgi. Ja tuleb avalikustada, mida nendes mošeedes tegelikult räägitakse. Kui tegemist on lihtsalt tavaliste usuliste ideedega, on see suurepärane. Aga kas seal tuleb välja mingit äärmuslust? Kas selliseid asju arutatakse? Kõik need meetmed muudavad need kohad terroristide jaoks palju vähem atraktiivseks infiltreerumiseks. Riik laiendas ka Taani vihakõne ja radikaliseerumise seadusi nii, et need kehtivad selgesõnaliselt riigis tegutsevatele usulistele jutustajatele, olenemata nende rahvusest. Sõnum poliitilisele islamile oli eriti häiriv. Kui tahad Taanis jutlustada, siis teed seda Taani reeglite järgi. Mulle see meeldib. Ja umbes samal ajal karmistas Taani vaikselt veel üht hooba peaaegu täielikult, varjupaigasüsteemi ennast. Sest kui sa ei saa riiki siseneda, muutuvad arutelud looride ja palveruumide üle hüpoteetilisteks. Alates 2019. aastast on sotsiaaldemokraadid Frederikseni juhtimisel avalikult pühendunud sellele, mida nad ise nimetavad nullipagulaste poliitikaks. Kuid numbrid räägivad sellest paremini kui ükskõik milline loosung. 2024 aastal sai Taani 2333 varjupaiga taotlust ja andis neist loa vaid 860. Miks? Sest nad on teinud inimestele sisenemise vähem ahvatlevaks. Umbes 6 miljoni elanikuga riigis oli 2025 aasta novembri lõpuks kogu aasta jooksul heaks kiidetud vaid 839 taotlust. Taani sisserändeministeerium kirjeldas seda arvu avalikult kui ajalooliselt madalat. Võrdluseks arvutas Briti siseministeerium 2025 aastal, et Taani poliitika on viinud varjupaiga taotluste arvu 40 aasta madalaimale tasemele ning umbes 95% neist, kelle taotlus tagasi lükati, eemaldati riigist tegelikult. 2024 aastal sai Taani umbes 4 uut varjupaiga taotlust iga 10 000 elaniku kohta. Ühendkuningriigis oli vastav näitaja umbes 16. Kogu Euroopa Liidus oli see arv veelgi kõrgem. Taani tollane sisserändeminister Rasmus Stocklund ei pehmendanud sõnumit.
2026 aasta jaanuaris ütles ta avalikult, et on ülimalt oluline, et võimalikult vähe välismaalasi tuleks Taani ja saaks varjupaiga. Varjupaika. Igav. Tõsiselt, keegi ei õpeta sulle, kuidas tegelikult inimestega rääkida. Varjupaik. Ta ütles, et tema peamine prioriteet oli piirata põgenike sissevoolu. See oli ametis olev valitsusminister Lääne-Euroopa demokraatlikus riigis. See pole tore, kui on minister, kes ütleb, hei, ma tegelikult tahan oma riiki sisseimbumise eest kaitsta ja see ongi okei ja see peakski olema norm. Jah, see on ju tore, eks. Kas poleks tore, kui meil endal oleks selline tunne? Jah, oleks küll. Ja ka kõige kummalisem kogu selle asja juures Euroopa vaatenurgast oli see, kes neid poliitikaid juhtis, sest enamikus Euroopas kuulus karm immigratsioonipoliitika parempoolsetele erakondadele, keda peavoolumeedia tavaliselt tembeldab äärmus parempoolseteks või äärmuslikeks. Taanis polnud Lääne-Euroopa kõige karmima islami immigratsiooni vastase kursi arhitekt, sugugi parempoolne äärmuslane. Selleks olid hoopis tsentristlikud vasakpoolsed, sotsiaaldemokraadid. Mulle meeldib see, sest tõesti, nad on kujundanud selle teema nii, et parempoolsed on nii äärmuslikud, et tahavad vastu võidelda. Aga tegelikult on see teema, mille vastu peaksid hoopis vasakpoolsed võitlema. Sest vasakpoolsed saavad aru, et nende väärtused hävitatakse täielikult selle inimrühma poolt, kui nad ise mõtleksid. Sotsialism ei toimi, kui kõik elavad toetustest. Kui sa ei taha elada religioosse eluviisi järgi, sest oled rohkem vasakpoolne ja usud sellesse, siis on see suurepärane. Sa tahad tegelikult hoolitseda inimeste eest oma mis elus? Suurepärane. Kõik need asjad on kooskõlas vastuseisuga islamistlikule ülevõtule. Kõik. Kõik. Lihtne, arusaadav, mitte keeruline. Ja nii tore on näha, et sul on tegelikult vasakpoolne partei, kes sellest aru saab ja edukalt vastu võitleb. Fredriksoni. See ei ole poliitiline küsimus. See on rahvusvaheline küsimus. See ületab igasugused poliitilised või ideoloogilised erimeelsused, mis võivad kahe erineva leeri vahel olla. See on humanitaarküsimus. Nii et partei, mis igas teises Euroopa riigis oleks ajalooliselt olnud migratsiooniküsimustes leebem hääl. Kuid Taanis said neist kõige karmim jõud. Nad haarasid kogu teema paremalt, lüües lihtsalt kõik teised üle. 2022 aastaks olid Taani vasakpoolsete traditsioonilised sisserändajate suhtes soosivad osad kas sellel teemal vait või täiesti uue suunaga nõus. Taani Rahvapartei, mis oli aastakümneid paremat poolt karmide migratsioonipoliitikate eest seisnud, leidis, et suur osa nende päevakorrast oli omaks võetud peavoolu tsentristliku vasakpoolse valitsuse poolt. Taani ametiühingute, töölisklassi valijate ja laiemalt sotsiaaldemokraatliku baasi jaoks kujutati seda muutust kui heaoluriigi kaitsmist, mitte rünnakut moslemite vastu. Täpselt nii see ongi. See ei ole rünnak nende vastu, see on oma väärtuste kaitsmine. See tõi kaasa midagi, mida ükski selle arhitektidest täielikult ei ennustanud. 25. märtsil 2026 läksid taanlased valima. Fredriksoni, naist, kes oli 6 aastat isiklikult kujundanud sotsiaaldemokraatide kuvandit kui Euroopa kõige karmimat immigratsioonipoliitikaga vasaktsentristlikku valitsust, peeti laialdaselt kindlaks 3. ametiaja võitjaks. Küsitlused näitasid tema partei juhtpositsiooni. Diplomaatilised lahingud Trumpi administratsiooniga Gröönimaa pärast olid isegi tema juhtimise ümber tekitanud rahvuslikku uhkust. Aga siis tulid hääled sisse ja sotsiaaldemokraadid said vaid 21,9%, mis oli nende halvim üldvalimiste tulemus alates 1903. aastast. Sajandit määratev kokkuvarisemine parteile, mis oli kujundanud kaasaegse Taani poliitikat. Vasakpoolne blokk ei saavutanud isegi koos parlamendis enamust. Parempoolne blokk jäi samuti alla. 12 parteid ja ükski selge võitja. Killustatud parlament. Frederiksen proovis siiski edasi. Nädala jooksul pidas ta läbirääkimisi kesk- ja vasakpoolsete parteidega, et moodustada toimiv koalitsioon. Ta pakkus kompromisse, ta pakkus ministerikohti, ta pakkus laiapõhjalist blokke ületavat valitsust riikliku kasu nimel, kuid see kukkus läbi. 9. mail 2026 palus kuningas Frederik X ametlikult liberaalse partei juhti Truls Lund Poulseni alustada hoopis paremtsentristliku valitsuse moodustamist. Järgnenud poliitilistes läbirääkimistes andis Taani Rahvapartei tingimusliku toetuse Poulseni juhitud valitsusele, seades tingimuseks oluliselt rangema immigratsioonipoliitika. Mõned nende läbirääkimistel kasutatud väljendid kirjeldasid eesmärki vähendada netosisserännet nii palju, et teatud sisserändajate rühmades hakkaks elanikkond pikaajaliselt vähenema. Kuna Euroopa kõige karmim vasaktsentristlik valitsus immigratsiooni küsimuses jätkas samal teemal või oli uue suunaga täielikult nõus, leidis Taani Rahvapartei, mis oli aastakümneid survestanud rangeid rändepoliitikaid paremalt poolt, et suur osa nende päevakorrast oli üle võetud peavoolu vasaktsentristlikku valitsemisse. Taani ametiühingute, töölisklassi valijate ja laiemalt sotsiaaldemokraatliku baasi jaoks kujutati seda muutust kui heaoluriigi kaitsmist, mitte rünnakut moslemite vastu. Sotsiaaldemokraatide sees käis arutelu umbes nii. Sa ei saa rahastada universaalset tervishoidu, tasuta ülikooli ja heldeid pensione, kui samal ajal hoiad uksed lahti püsivaks asustuseks piirkondadest, kus on väga erinevad sotsiaalsed kokkulepped. Kas heaoluriik kaob või avatud uks kaob?
sotsiaaldemokraadid otsustasid avatud uste poliitikast loobuda. Tulemuseks oli midagi, mida oleks peaaegu võimatu ette kujutada üheski teises Lääne-Euroopa riigis. Peaaegu täielik poliitiline konsensus, et Taani ei naase ühegi suurema partei juhtimisel avatud uste ajastusse. See konsensus on tegelik põhjus, miks Taani mudelit on väljastpoolt poliitiliselt nii raske lahti harutada. Taani süsteemi sees pole kedagi olulist, kes seda tahaks. Hei, kui sa seda jälgid, siis kindlasti telli Fall of Nationsi kanal, sest see, mis juhtus Taanis sel kevadel, see võib lõpuks ümber kirjutada kogu Euroopa immigratsioonidebati ülejäänud kümnendiks. Kuningas Frederik de Tunne pöördus ametlikult liberaalse partei juhtide poole, kes varastasid nende päevakorra, kuid kaotasid ikkagi võimu koalitsioonile, kelle arvates tema seisukoht polnud kaugeltki piisavalt karm. Sellist hetke pole kusagil mujal kaasaegses Lääne-Euroopa ajaloos olnud. Nii et me vaatame seda videot ja mõtleme, vau, ta teeb nii head tööd. Ja siis saad aru, et ei, Taani rahvas ütleb, et sa ei tee piisavalt head tööd. Me tahame sinut rohkem, me tahame seda veelgi tugevamalt. Ja tal ei õnnestunud koalitsiooni moodustada, sest nad tahtsid selle probleemiga veelgi äärmuslikumat tegelemist. Over 20 aken Taanis ei nihkunud lihtsalt. See avanes sellises suunas, mida isegi Fredrikseni ise ilmselt kunagi ei kavatsenud võimaldada. Ja samal ajal, kui Taani elas üle oma enda poliitilise maavärina, oli ülejäänud Euroopa hakanud tegema midagi sama märkimisväärset. Vaikselt, ilma suure kärata, üks valitsus korraga. Nad hakkasid kopeerima Taani tegevusplaani. Kõige silmatorkavam näide tuli Londonist. Olgu, see peab ootama mõnda teist korda. Aga jah, kas see pole mitte põnev? Inimesed tõesti vaatavad, mis toimub ja saavad aru, et aitab küll. Ei, me ei tegele sellise väiklase pugemisega. Me tahame tegelikult selle probleemiga otse silmitsi seista nii, nagu peaks. Põnevad ajad, häid asju on tulemas. Tänu Jumalale Taani inimeste eest, kes on tegelikult aru saanud, et see on kõige tähtsam kui kõik poliitilised erimeelsused. Kui tahad säilitada seda, mis sul on, ei saa sa lasta inimestel sisse tulla ja seda endalt võtta. Aitäh, et sellele teemale tähelepanu pöörate.